Sinu soolestik on emotsionaalne organ. Ja mida see täpselt tähendab? Soolestikul on oma enda närvisüsteem ja seal on umbes 5 miljonit närvirakku. Soolestik on sinu teine aju. Olete seda kuulnud? Ja mida siis tänapäeval enamus inimesi teevad, mida ma olen näinud? Hakkavad muutma oma toidumenüüd, mis ei tähenda, et sa ei peakski loomulikult sööma hommikust õhtuni burgerit või hommikust õhtuni ma ei tea, jäätist või hommikust õhtuni šokolaadi või hommikust õhtuni, ma ei tea, jumal teab mingit kapsalehte. Aga mida inimesed teevad? Enamus inimesi hakkavad esmalt muutma toitumist, hakkavad esmalt dieditama, piitsutama ennast, hakkavad esmalt tegema, ma ei tea, mis imenippe, võtma igasuguseid kapsleid, et seda mikrobiomi siin soolestikus nagu parandada. Aga see on valemi ainult üks osake. Sa parandad jälle taaskord tagajärge. Jälle tagajärge parandad. Ma olen oma elus olnud dieditaja, ma olen oma elus olnud ka paks, ma olen oma elus olnud sellises kohas, kus ma ei saanud mitte midagi seedida kui ainult puhast vett. Soolestik tunneb kõiki sinu emotsioone, see on keha bioloogia, kuidas keha toimib. Palju see võib see postitus trigerdada? Aga ma räägin sulle lihtsalt, kuidas keha bioloogia töötab, see ei ole minu välja mõeldud. Kui mina ei saanud mitte midagi seedida, kui ma sain ainult juua puhast vett, mis sellele eelnes. Ma ostsin terve apteegi tühjaks mitte. Ma proovisin kõike, teadmata, et tegelikult see oli valemi üks osa, üks lüli, tagajärje valemi üks osa. Sinu aju ja soolestik suhtlevad omavahel kogu aeg valgusnärvi kaudu. Kogu aeg. Kui sa oled ärev või stressis, läheb sul kõht lahti. Kui sa oled depressioonis, läheb näiteks kinni. Kohene reaktsioon toimub füüsilisel tasandil. Kui sa oled vihane, hakkab kõht palutama. Kui sa oled ärev või nagu liblikad on kõhus, hakkab siin kehas keerama. Paned tähele, kohene reaktsioon kehas on kõigepealt emotsioon, tunne ja kohene reaktsioon soolte tasandil. See on keha neurobioloogiline refleks. Kui sul on hästi palju emotsionaalset stressi, siis kohe esimene asi, mis pihta saab, on soolestik. Ja sa pead vaatama emotsionaalset tasandit, mis sinu sees toimub. Enamus inimesi hakkavad vaatama toitumise poole. Ja seedehäired ei ole mitte kuskilt mujalt alguse saanud, kui siit signaal läheb siia ja läheb otse kehasse. Kui sinu närvisüsteemis on mis tahes stressifaktor, esimene asi, mis pihta saab, on soolestik. Kuidas tuvastada seedimatuse juurpõhjust? Kommenteeri postituse alla sõna seedimine ja ma näitan sulle täpselt, kuidas mina seda juurt tuvastan. Keha ja psüühika on üks tervik. Need töötavad alati koos. Alati ei ole niimoodi, et väikese viitega kohe. Ja ma ei tea, miks seda ei räägita bioloogiatunnis, psühholoogiatunnis, keha bioloogiatunnis, kuidas keha ja närvisüsteem teevad kogu aeg koos tööd. Nad kogu aeg töötavad, nad kas töötavad sinu vastu või nad töötavad sinu heaks.